Ma olen Rauno Raiesmaa. Umbes 10 aastat tagasi olin ma üks aktiivsemaid sisuloojaid Eestis. Sel ajal tunti mind kui Sniffi, hüperaktiivset ja ekstravagantset karakterit. Aga see karakter, mis alguses tundus lõbus, hakkas mind endasse matma. Inimesed ei teinud enam vahet, kust algab Sniff, kust algab Rauno. Ja kui ma alguses tegin videoid enda pärast, sest mulle meeldib videograafia ja mulle meeldib inimesi naerma ajada, siis lõpuks arenes see välja selleks, et ma tegin seda teiste pärast. Ja mingil hetkel tundsin, et ma ei jaksa enam. Väljas käies tundsin, et kõik vaatavad mind, kartsin, et iga mu liigutus võib kuskile mingisugusesse videosse jõuda. Ja see tekitas minus pideva pinge, nagu ma peaksin kogu aeg midagi tõestama. Isegi kui ma lihtsalt elan. Ja siis tulid kõik peod, alkohol, kanep, asjad, mis tundusid minu jaoks kui sellised puhkuse momendid, kus ma sain ära unustada kõik oma probleemid ja ma lihtsalt tahtsin olla nagu kõik teised. Aga mida rohkem ma püüdsin lõdvestada, seda rohkem ma tundsin, et ma kaotan kontrolli. Tekkisid ärevused, paranoia, ma hakkasin endasse tõmbuma, ma ei tahtnud enam filmida, ma ei tahtnud enam olla nähtav ja siis tuli Kaitsevägi. Ja kusjuures ma läksin sinna vabatahtlikult, sest ma mõtlesin, et see aitab mul ennast üles ehitada, et äkki distsipliin paneb mu mõtted paika. Aga see, mis mind ees ootas, see oli hoopis midagi muud. Kaitsevägi, mis peaks kasvatama tugevad mehed, tundus mulle oma olemuselt süsteemina, kus vahel on liiga palju rõhku pandud käsule. Ma nägin, kuidas osa inimesi nautis oma positsiooni mitte selleks, et teisi aidata, vaid lihtsalt selleks, et ennast tähtsana tunda. Aga ma rõhutan, see minu isiklik kogemus on, et kõigi kogemused ei pruugi olla sellised. Palju sõltub ka sellest, et kas sul on normaalne rühmavõia ülem või mitte. Ja mul isiklikult on kogu elu olnud olla raske lihtsalt alistuda autoriteedile või siis täita mingit käsku ilma, et mulle selgitatakse, miks. Ja just sellepärast tundus see keskkond mulle natuke vastuoluline. Mõnele see töötab, mõnele mitte, minu jaoks oli see raske. Et tundus, et süsteem kasvatab pigem kuuletujaid kui mõtlejaid. Ja ma ei ütle, et meil ei ole Kaitseväge vaja, midagi on. Aga ma lihtsalt arvan, et see võiks olla inimlikum. Rohkem nagu kool kui karistuslaager. Koht, kus õpetatakse distsipliini, aga samal ajal ka empaatiat ja mõtlemist. Ja üldiselt, kui Eestis oleks nagu tugevam iive, tugevam majandus, siis oleks Eesti rahval ka suurem soov Eestit üldse kaitsta. See on loogiline, et see ongi siuke win-win olukord, et kui rahvas on rahul, on ka riik tugev. Ja kui ma Kaitsest välja sain, siis mul oli täiesti ära põlenud. Mul polnud enam soovi olla see tüüp, keda kõik teavad. Ma tahtsin lihtsalt ära kaduda ja see oli tegelikult üks parim asi, mida ma teha sain. Ma vajasin seda, et olla üksi, kuulata iseennast, et aru saada, miks ma olin nii tühjaks jooksnud. Ja kuskil seal vaikuses, nähes rohkem maailma, ma märkasin, et tegelikult mulle täitsa meeldib Eesti. Et Eestis on päris tore tegelikult. Olen nagu low-key patrioodiks hakanud, kuigi olin see vend, kes alati tahtis Eestist ära minna ja soojale maale minna ja nii, nagu selles suhtes ma ikka tahaks minna, aga nüüd on Eesti jäänud mul ikkagi päriselt koduks. Ja ma sain aru, et tegelikult meil on Eestis väga palju potentsiaali. Aga see süsteem, mis meil praegu on, see ei toimi. Meie majandus on aastaid langenud, meie iive on negatiivne ja kui me nii jätkame, siis me lihtsalt kaome. Isegi kui sõda ei tule, kaob meie keel ja kultuur lihtsalt välja. Nii et tekibki küsimus, et mis mõttega ma üldse lähen siis riiki kaitsma, kui isegi kui me seda kaitsma lähme, sureb see riik niikuinii välja. Ja seda kõike vaadates ma mõtlengi, et me peame kõik kokku tulema ja rääkima nendest probleemidest, mis päriselt loevad. Mõtleme, kuidas me saame parandada neid süsteeme, mis on katki. Ja meil on demokraatia, vähemalt paberil, aga reaalsuses, kui poliitik lubab midagi ja teeb võimule saades vastupidist. Aitäh, kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Siis ei juhtu mitte midagi. Ei ole tagajärge, ei ole vastutust. Ja miks on nii, et Riigikogus on 101 istekohta, aga pooled on pidevalt tühjad? Olen end registreerinud 29 Riigikogu liiget, puudub 72. Ja kvoorumi puudumise tõttu on erakorraline istungjärk lõppenud. Aga kui mina tööle ei lähe, siis mina ei saa palka. Ja kui nemad tööle ei lähe, siis nemad saavad ikka palka. Kuidas see loogiline? Ja rahvaalgatused. Räägime, kogume algkirju, kirjutame, aga kas päriselt keegi kuulab? Vahel tundub, et mitte. Et meil lastakse rääkida, aga otsused on juba ammu tehtud. Ja sellisel hetkel ei tundu see enam demokraatiana, vaid lihtsalt teatrina. Ma olen ajaga aru saanud, et tegelikult väga vahet ei ole, et see eestlane, venelane, must, valge, vasakpoolne või parempoolne. Kui süsteem ise on katki, siis tegelikult pole tähtsust, kes seal pukis on. Sest isegi kui sinna satub hea inimene, on tal vaja ainult natukene aega, et süsteem ta alla neelaks. Nii et probleem ei ole ainult inimestes,
vaid selles masinas, mis nad korrumpeerub. Nii et me ei saa keskenduda ainult sümptomitele, me peame vaatama, mis seda haigust üldsegi tekitab. Ja seni, kuni me seda ei tee, muutub jälle kõik samaks. Nimed vahetuvad, aga süsteem jääb samaks. Aga suurem mõte on ikkagi selles, et meil on aeg võtta ohjad enda kätte. Räägime asjadest, mis päriselt loevad. Toome välja, mis ei tööta ja mõtleme, kuidas seda parandada. Kui poliitik lubab ja ei täida, siis võimult maha! Või trahv või vangi. Peaasi, et oleks mingisugunegi vastutus. Kui Riigikogus ei käida kohal, siis tuleb valida sinna uued inimesed asemele. Kui vähemalt ei saa palka, kui vähemalt ei saa palka. Kui sa saad koha alles, vähemalt ei saa palka. Aga ma ütleks, et kohalt ka minema nagu. Kui rahvaalgatusi eiratakse, siis see pole enam rahvariik. Meil on vaja vastutust, meil on vaja tagajärgi ja meil on vaja austust. Mina olin Sniff, aga täna räägib Rauno. Olen eksinud, kukkunud ja uuesti tõusnud. Olen tundnud, mida tähendab olla pildis ja olla täiesti üksi. Olen näinud, kuidas meedia üritab inimesest teha karikatuuri, aga olen õppinud, et ainuke viis seda muuta on rääkida ausalt. Nii et ma usun, et kui me teeme seda koos, siis Eestit saab veel päästa. Oli liiga keeruline. Maksud ei tõuse. Punkt.